Maaelujutud. Tere! Täna jälle maaelujutud. Seekord on meil külas Külli Volmer. Külli, sul on väga palju tegevusi. Sa oled väga palju teinud, sa oled väga tuntud. Aga täna püsime selles teemas, mis on külakogukond, mis on maaelu ja kuidas sa oled sellega olnud seotud. Aga kõigepealt küsin su käest, mis sind maaga seob, kust sa pärit oled? Mis sinu taust on? Tere, Ave! See on väga hea küsimus, sest ma arvan, et minu kogukondlik tegevus ongi alguse saanud mu lapsepõlvest. Ma olen pärit Harjumaalt, täna on see Raasiku vald, Pikavere küla ja Pikavere kogukond on minu hinges siiamaani. Ja kõik kogukondlikud tegevused on läbi elu mind kandnud just tänu minu helgele lapsepõlvele. Et see küla kogukond, kus kõiki tundsid, kõiki teadsid, see kool, mis täna siis nimetatakse ankurkogukonnaks, oli olemas, selle ümber kihas vilgas külaelu. Meil olid koolis põnevad tegevused, meil olid täiskasvanute põnevad tegevused. Ma arvan, kogu see talgute fanatism on ka sealt pärit. Meil võeti kartuleid ühiselt, meil heina tehti ühiselt, pärast olid alati suured peod. Mu isa oli külapillimees, pidu peale kartulivõttu oli ka korralik külapidu, sest käidi ja võeti kõikide väikeste maalappide kartulid ülesse. Ja ma arvan, et see on see, mis ka külaliikumises ja täna minu tegevuses on mind saatnud, et ma tean, et nii on võimalik teha. Sa oled 2 korda, sul on 2-kordne kõrgharidus, üks on siis nii-öelda pedagoogika instituudi aegne ja teine on siis Tallinna Ülikooli aegne, et need mõlemad toetavad ka sinu tausta. Kuidas sinu haridus toetab sinu külakogukonna tegevust? No kuna mina kasvasin ikka Nõukogude ühiskonnas, siis meil olid ju pioneerid ja tulles jälle selle teema juurde ka veel. Mina ei tea väga, et meil oleks seda punast värki nii palju olnud. Meil tehti koolis väga põnevaid sündmusi, väga põnev ja vilgas elu, maastikumängud, luuremängud ja seda mõnda kohustuslikku punast asja oli seal ka juures, aga lapsena sa võib-olla ei pööra nii palju sellele tähelepanu. Siis ma oleks tahtnud minna õppima edasi võib-olla sellist noorsootööd, aga kuna see oli ikkagi seotud pioneerindusega, siis minu ema ütles kuldsed laused, et lapsed, kui muutub riigikord, et seda ära praegu küll õppima mine. Ja ma ei saanud tollel hetkel aru, me olime ju kogu aeg oli see kord meil olnud, eks ole, et Eesti Vabariigi taassünd oli ikka väga kaugel mägede taga. Aga minu ema oskas seda juba ette näha ja ma ei läinud pioneerijuhiks õppima. Küll ma läksin õppima algklasside õpetajaks ja sattusin Nissi kooli tööle ja püüdsin seda kogukonna tegevust ka seal koolis siis ajada. Aga edasi viis elu mind tõepoolest huvikeskusesse ja huviharidusse, nii et ma olen ka noorsootöötaja ja tegelenud siis palju igasuguste põnevate noorteprojektidega. Ja ühel hetkel ma tundsin, et selline koolituste pool, mida ma siis hakkasin koos kodanikukoolitusega, mille liikmeks ma sain, see on siis üks vabatahtlik ühendus koolitusi tegema, et võib-olla tuleks ennast kaasaegsete meetoditega uuesti turgutada ja harida ja läksin andragoogikat õppima. Nii et ma olen ka hariduselt siis täiskasvanute koolitaja. Nii et nii noored kui andragoogika ehk siis täiskasvanute. Vaatame, kas me jõuame tänasesse sisse süstida või põimida ka mõtteid sellest, mis oleks vaja tänastele maanoortele ja võib-olla ka eakate teema hoopis. Aga lähme selle temaatika juurde, sa nimetasid kodanikukoolitust. Kuidas sa jõudsid sinna kodanikukoolituse juurde ja miks sa arvad, et kodanikke on vaja koolitada? No ma arvan, et kõik need etapid minu elus on olnud sellised loogilised järjed. Võib-olla sellel hetkel, kui sa teed mõne kardinaalse vahetuse,
sa ei saa veel ise arugi, miks sa seda teed. Võib-olla mõni töökoht ammendas, mõni töökoht oli selline, kus ma tundsin, et ma ei saa enam edasi olla. Et selliseid valikuid on minu teel olnud päris palju, aga ma olen julgenud riskida. Ma ei tea, mida toob kaasa see uus amet, aga ma ei karda nagu tundmatusse minna. Ja mind on käivitanud just sellised uued algatused, et kui ma sattusin huviharidusse, siis tehti mulle ettepanek tulla, meil olid ju pioneerimajad vanasti. Kui see pioneerindusaeg läbi sai, siis iseseisvas Eestis ei olnud ju enam pioneerimaju, vaid tekkisid huvikoolid. Kas me räägime 90-ndatest praegust? Just, me räägime 90-ndatest, kui siis Eesti taasiseseisvus ja tuli siis mõelda noortele mingeid uusi tegevusi ja mind kutsuti seda endist pioneerimaja, mida siis keegi teadnud, mis nimes siis kandma hakkab, juhtima ja ma olin arvanud küll, et minust elus mingit direktorit ei saa, see oli nagu välistatud. Aga ometi ma lasin augu pähe rääkida ja läksin seda maja juhtima ja meil oli siis huvikool Harjumaal, kus me korraldasime siis terve Harjumaa sellist huviharidust. Meil olid ringid koolides, aga tugevad ringijuhid olid siis need, kes minu käest palka said ehk meie maja all. No nii selline põnev etapp on, aga see käivitamise aeg, mida uut teha, siis tekkisid need ELO lasteorganisatsioonid, üldse mida põnevad siis noortele võiks välja pakkuda, põnevaid laagreid, küll siis mitte enam pioneerilaagreid, vaid ikkagi noorte laagreid. Neid sai korraldatud. Kui palju neid keskusi oli siis Harjumaal? Mäletad sa enam vähem? Ei, keskusi oli üks ainult. Aga keskusi oli üks, aga siis neid kohti, kus neid kohti toimetati? Toimetati koolide juures. Siis ei olnud veel neid avatud noortekeskusi ega noortekeskusi olemaski. Noortekeskused on alles hilisem etapp sellest. Üks keskus ja toimetati koolide juures. No võt jällegi huvitav asi, mida... Sest pioneerimaja oli igas maakonnas tollel ajal, aga Harjumaal oli see, et kui need pioneerimajad muutusid, siis meil ei olnud keskust. Raplamaal tekkis see keskus pärast, eks ole, Rapla linna, Jõgeva linna. Harjumaal ei olnud ju seda keskust, me asusime asukohaga Sakus ja kui need huvikoolid ka maakonna tasandil pidid ära kaduma, riigi seadus muutus, see on kõik pikem jutt, siis Harjumaal ei olnud teda kuskile nagu panna. Me olime üks esimesi iseseisvaid huvikeskusi. Me maakonna tasandil ei saanud tegutseda, aga meil ei olnud ka omavalitsus, siis mille tasandil tegutseda ja me ei olnud ka üleriiklik huvikeskus. Nii et see huvikeskuste teema on täiesti teine, aga see on mind sinna kogukondliku teema juurde ikka ja jälle tagasi toonud. Ja noortega töö oli jälle ääretult põnev ja kui ma siis mingil hetkel, ma ei ütleks, et läbi põlesin, aga Harju maakonnas pidime ise oma tegevuseks kogu aeg rahad otsima. Ja see oli see aeg, kus vallad alles tekkisid. Valdadel ei olnud ju mingisuguseid tulubaase olemaski. Väga keeruline aeg, aga ääretult põnev. Minu õppeaasta algas sellega, et koolidirektorid leppisid valla volikogudes kokku kohtumised ja ma käisin volikogudes sütitavaid kõnesid pidamas, kuidas noorte huviharidus on väga oluline. Me tuleme täna täpselt sama teema juurde. Midagi ei ole muutunud nende aastate jooksul. Ei olnud valdadel siis raha, ei ole täna raha. Ei olnud raha. Siis ei ole täna ja huviharidus on ikkagi see, kus me esimesena kriipsu peale tõmbame. Aga kui noorte teema juurde tulla, mis täna on jälle väga aktuaalne, siis noor peab saama ennast proovile panna. Peab saama katsetada erinevaid ringe, trenne ja nii edasi leida selle koha, mis talle sobib. Ja kui ta seda ei saa, siis ärme räägi sellest, et 20 aastast kutsume rahvatantsu tegema või koorilaulu. Ja sa rääkisid enne ka väga huvitavalt ja väga õigesti, et kui me ei ole noort viinud kas vallamajja või Riigikokku, siis tegelikult ka see teadmine jääb talle ju pealiskaudseks ja kaugeks, et see on hoopis teine asi, kui tõesti teha see tiir seal kuskil ära ja kellegiga kohtuda. Tegite ju neid üritusi? Ja, kui me nüüd tuleme selle kodanikukoolituse juurde, mis on siis üks mittetulundusühing aastal 98 asutatud, mina liitusin sellega 99 ja see oli see aeg, kus ma olin huviharidusest kannapöörd teinud, maha pannud kõik oma pedagoogilise
haridused ja teadmised, mitte maha pannud, vaid sellega lõpparve teinud ja läinud täiesti erasektorisse. Ja mul jäi lihtsalt liiga palju vaba aega ja siis selline inimene nagu Ene Hiion, ajakirjanik, mina loen teda oma elu kõige tähtsamaks inimeseks, minu mentoriks, kes väga palju õpetas ja kes oli tõeline inimhingede psühholoog ja kes oskas ära kasutada inimeste neid ressursse, mida nad ise ei teadnudki, et nendes olemas on. Ene kutsus mind alguses appi kodanikukoolitusel korraldama teatud sündmusi, nägi minus seda organiseerimise oskust, aga järk-järgult andis mulle kogu aeg suuremaid ülesandeid, nii et tänaseks olen ma juba aastaid olnud kodanikukoolituse juhatuses, me täna peame seda Ene Hiioni fondi, anname välja stipendiumi ja nii edasi. Aga sealt me jõudsime selle noorte teema juurde, et meil oli üks väga äge noorte projekt, kus me tõime keskkooli noored enne Euroopa Liitu astumist Riigikokku. Tunne Kellam ja Igor Gräzin pidasid neile seal loengud Euroopa Liidu institutsioonidest ja siis kohtusid nad Riigikogu liikmetega, üks oli opositsioonist ja üks koalitsioonist. Ja seal ka minul koitis nagu see opositsiooni olulisus. Liina Tõnisson oskas väga ilusasti rääkida, kui oluline on opositsioon. Meil oli noor poliitik Sven Mikser tol ajal, väga üks nooremaid, kes Riigikokku on siis saanud ja nii edasi, et sellised väga harivad kohtumised, et noored said aru, et see poliitika ei ole midagi sellist koledat, vaid et see on reaalne võimalus midagi muuta. Sest minu tees on alati olnud, et kui inimesed on seadused vastu võtnud, siis inimesed saavad neid seadusi ka muuta. Me kogu aeg viriseme, et seadus on selline, me ei saa seda teha. Miks? Miks me ei saa? See on meie kätes, et seda teha. Ja siis me õpetasime neid noori, meil oli kokkulepe veel Toompeal ühe restoraniga, kus me saime väga odava lõunasöögi ja õpetasime noori siis, kuidas ärikohtumisel süüa, kui sulle serveeritakse toitu noa ja kahvliga ja kuidas siis peenelt restoranis käituda, sellise käitumisõpetus oli seal juures. Ääretult põnev projekt, väga kahju, et seda lühiajaliselt teha sai, meil koolidest oli pikk järjekord, kes kõik oleks tahtnud tulla sinna. Nii et ma arvan, et need kõik teemad on täna ka väga aktuaalsed. Aga see oli siis nüüd kodanikukoolituse ajal või sealt juba nendega. Mis nüüd kodanikukoolituse nagu koolituse ütleme eesmärkide või nende osas on nagu muutunud, et mida te tookord tahtsite ja mis on nagu täna see teine visioon, sest ajad ja olud ja kõik ju areneb ja muutub? Eks me ole ju ise palju muutunud, ühiskond on palju muutunud, kui alustati, siis ei olnud meil ju väga mingisugused teadmised ka kodanikuühiskonna ülesehitamisest. Meil käis ju väga palju siin abiks rootslasi, nii nagu meie täna ise käime Gruusias, Moldovas ja kõikides nendest endistest Nõukogude riikides õpetamas, kuidas kodanikuühiskonda üles ehitada, kuidas toimetada, kuidas MTÜ-d teha ja nii edasi. Aga kodanikukoolituse põhieesmärk oli see, kuidas tuua naisi ja noori rohkem otsustustasandile. Et tol ajal oli ikka naisi otsustustasandil väga vähe ja kõik need kampaaniad Naine vali naist ja kuidas motiveerida üldse naisi nimekirjadesse minema, olid väga aktuaalsed teemad. Aga ma ei peatuks sellel pikemalt, see on jälle üks väga põnev etapp minu elus, aga tegelikult ühel hetkel me jõudsime ka külaliikumise juurde kodanikukoolitusega. Ehapaas, kes on siis ju olnud pikaaegne kodukandi tegevjuht ja väga paljud ideede maale tooja. Ehaga me käisime ka noorsootöös paralleel tänavaid mööda ja ajasime ühise eluetapil noorsootööd ja siis tema sattus kodukanti ja mina olin kodanikukoolitusega tegemas koolitusi ja me saime esimese külavanemate projekti, nii et inimesed igast maakonnast said kandideerida koolitusse, kus koolitasime külavanemaid. Et kuidas olla külavanem ja seda me tegime selle kodanikukoolitusega. Ene Hiion, Reet Valing, Klaara Hallik olid meie koolitajad, Katri Targama täna kõik võib-olla tuntud tegijad. Küsin täitsa huviga, mäletad sa, missugused siis ained seal siis olid või need päevakorrad, kui te koolitasite? Millest rääkisite? Me keskendusime üsna palju suhtlemisele, suhetele. See, mis on täna, kui me räägime täna kogukondades, mis on kogukonnad, suhete võrgustikud.
just sellele, kuidas inimesi kaasata, motiveerida, et kui me arvame, et see kaasamine on mingi nüüd viimase aja moodne sõna ja tulnud, siis tegelikult see kaasamine minu küla ühiskonnast, kus ma olen kasvanud, see, mida me oleme kodanikukoolidega teinud, see on ju kogu aeg päevakorral olnud. Nii et hästi palju sellist just, et kuidas sa üldse enda ümber lood sellise toreda võrgustiku inimestest ja kuidas sa nendega koos saad midagi tegema hakata. Sest küla ühiskonnas sa üksi ei tee midagi. Võid alguses teha, see on lühiajaline ja põled ruttu läbi. Ikkagi koos tegutsemine. Ja nendel inimestel kõigil oli motivatsioon, nad pidid motivatsiooni kirja kirjutada, miks nad tahavad sinna kandideerida ja tulla ja mida nad siis tahavad oma külas teha. Väga põnevad koolitused, täna Roomeo Muki nimi kindlasti ütleb palju, Kuhjavere külateatrid, Heldur Kootov Värska kandis, ka väga pikaaegne külavanem oli. Ja nii edasi, et sellised kõigist neist said väga tegusad ja edaspidi kodukandile väga suureks toeks olevad külavanemad. Sa ütlesid, et Soome ja kas ka Rootsi, sest meile sobib rohkem see Põhjamaade nii-öelda struktuur ja nagu seda moodi, et just mida lõuna poole, seal on ju sellised tihe külad ja külavanemal on seal nagu rohkem selline juhtiv ja kamandav roll ja Euroopas on ju kohti, kus külad on ju ka eraldi juba haldusüksused, mida Eestis ei ole. Meie ei teinud ju koostööd kodanikukoolitus, kui ma mõtlen otseselt just nende külasid ühendavate organisatsioonidega, kuhu sealsed kodukandid, meie mõistes kodukandid või külaliikumised või liidergrupid, mis olid, me tegime tegelikult koostööd Põhjamaade naisteorganisatsioonidega. Ja seal Põhjamaade naisteorganisatsioonidest tuli meile väga palju teemasid, me ei olnud siis Euroopa Liiduski veel, mis olid Euroopa Liidu ülesed ja mida siis toodi meile siia Eestisse, me aitasime siis näiteks naistevastane vägivald, oli juba väga-väga ammu meil üks selliseid teemapunkte. Aga ma ikkagi tuleks selle külaliikumise juurde veel tagasi. Et teine niisugune põnev projekt meil koostöös kodukandiga, kodanikukoolitus ja kodukant oli siis, kus kodukant tegi 5 piirkonda ja kuulutas nende peale konkursid välja või otsis koolitajaid igale piirkonnale ja meie saime siis Harju, Rapla ja Järvamaa koolitajateks. Mis ajast me praegust räägime? 2005 oli see. Aha. Kui 2022 oli see esimene külavanemate oma, kus nad said kandideerida, siis 2005 oli see, kus nüüd kodukant kuulutas selle suure hanke välja. Ja seal oli põhiroll oli siis selles, et õpetada, siis olid juba teatud külavanemad tekkinud või vähemalt aktiivsed inimesed, kes ka külavanemad tahtsid olla, kuidas seda külaseltsi tekitada ja kuidas kirjutada oma küla poolt projekti. Ehk minu tänane töö on tegelikult alguse saanud juba ikkagi väga ammusest ajast. Kuhu tookord üldse projektide kirjutamise võimalus oli? Mäletad sa? Ei olnudki väga, aga kodukantil ehk EHAL oli siis kokkuleppe tehtud Hollandi päikeselille fondiga, et siis need, kes jõudsid oma projekti kirjutamiseni, me õpetasime seda projekti kirjutamist ja vaatasime ja koos arutasime, kuidas seda teha, kõik käis ju paberi ja pliiatsiga ja mis ideed üldse on ja mille peale võiks teha ja need summad olid olema 100, 200, 300 krooni, mida said, eks ole, ja kui siis saadi see oma eduelamus, et sa saad selle projekti, saad selle toetuse, see oli lihtsalt fantastiline. Küsimus ei olnud raha suuruses, vaid küsimus oli selles, et kas meil õnnestus see ja kas me siis saime selle väikese toetuse. Ma praegust meenutan, et ka tolleaegse nimetusega Põllumajandusministeeriumis hakkas ju nii-öelda külameede ka pihta kuskil sellel ajal. Nii et aga kindlasti jätkunud ka sealt raha kõike ja ma mäletan, et üks tingimus oli seal vist, et see külaselts peab olema tegutsenud mingi aja, nii et täna loon külaseltsi, homme proovin midagi taotleda, et päris nii need asjad ka ei olnud, aga sellest oli ka abi, sest mingid fondid juba liikusid, nii et midagi ikka oli olemas. Fondid juba liikusid ja on, aga lihtsalt need inimesed, kes seal koolitustel olid, tegid ju alles oma esimesi samme ja selles mõttes nad ei olnud valmis võtma nii suuri riske ja projekte. Loomulikult olid neid edukamaid, kes olid juba ju varem alustanud ja oma külaseltsi juba loonud. Et tuleme ikkagi selle juurde, et kodukant ju koolitas kõigepealt ikka selle, et otsiti neid aktiivseid inimesi, kellest siis tulid külavanemad ja siis tänu selle külavanemate tegutsemisele koondati enda ümber seltskond, algus tekkisid seltsingud ja siis hakati juba neid MTÜ-sid vormistama, siis tekkisid juba külaseltsid. Et päris nii ei olnud, et kohe tekkis külaselts.
Noh, võib-olla mõnel pool see ka tekkis, aga ikkagi ta sai alguse mingitest aktiivsetest inimestest. Võib-olla ta ei olnudki kohe ka külavanema rollis, aga ta oli selline aktiivne inimene selles kogukonnas. Kui pikk see periood oli, kus sa siis olid nagu nii-öelda selle kodanikukoolituse poolt nagu siis partneriks kodukandile ja see tegevus oli ja millal sa siis sinna kodukanti ise tööle jõudsid? 2002 oli meil see esimene, siis oli 2005-2006, siis me tegime vahepeal mingid selliseid sutsakaid, nagu öeldakse, ehk siis juba kogukonnad teadsid ja tundsid meid ja kutsusid meid siis oma kas maakonda või oma külla koolitama. Et me ikka aeg-ajalt selliseid koolitusi tegime, just vaatasin seda kroonikat ükskord, et väga aktiivne periood oli meil üldse kogu kodanikukoolituse elus. Aga kodukanti ma tööle läksin 2010, vahepeal töötasin veel Integratsiooni sihtasutuses, aga siis ma nägin seda kodukandi kuulutust, kus otsiti külakultuuri valdkonna juhti. Aga mul oli väga hea töökoht, väga hea palgaga, väga hea seltskond ja mul ei olnud nagu plaanis otseselt sellist kannapööret teha. Ma küll vaatasin lahtiste silmadega natuke ringi, sest töökoormus oli hästi suur, et sellised läbipõlemise märgid hakkasid juba tulema. Aga mul ei olnud kindlat. Aga kui kõik hakkasid mulle ühel hetkel saatma, et seal on kuulutusi, see on täpselt sulle. Ja siis ma viimasel tunnil saatsin oma CV ära sinna. Ma ei olnud sinnamaani pidanud väga kandideerima kuskile. Mind oli alati kutsutud kuskile. Ja nüüd ma kandideerisin. Ja lõpuks ma selle töökohaga sain. Tagantjärele kuulsin seda, et kuna minu palgasoov oli niisugune, just ma ei saaks öelda, et suur, aga normaalne, siis mu CV pandi esialgu kõrvale, sest taheti saada inimest, kes väga palju palka ei taha. Aga siis pöörduti mingil hetkel minu poole jälle uuesti ikkagi tagasi, kutsuti mind vestlusele ja minu andmetel on see kodukandis esimene töökoht, kus sellist kuulutust tegevdirektorid olid küll tööl kogu aeg, vaata tegevdirektorid valiti, aga lihtsalt veel tavatöötajad konkursi korras tööle ei olnud varem võetud. Nii on vähemalt mulle räägitud. Et ma päris ametlikult kandideerisin ja sain ja meil oli seal üks noorukene tegevjuht siis sellel ajal ja siis, kui me hakkasime juba töölepingut tegema, siis ta ütles, et kuule, aga kas ma sulle ütlesin, et see poolpalka siit tuleb meil, aga ülejäänud poolpalka sa pead nagu projektidest välja teenima ja kirjutama. Siis ma see ei öelnud. Aga kas ma sulle seda ütlesin, et me teeme sinuga käsunduslepingu, mitte töölepingu? Ei öelnud. Ühesõnaga, nagu need asjad olid palju juba eelmisest kohast ära öelnud, et ma ei tule enam ja kõik need tähtajad olid juba läbi ja lepinguni pidime jõudma ja siis oli see hetk, kus ma pidin enda eest seisma. Käsundusleping tähendab ju seda, et sul ei ole automaatset haigekassat, eks ole, ilma milleta, kuidas öelda, jah, ei taha kellegile soovitada. Nii et kui me arvame, et vabatahtlikud organisatsioonid ja suure uraga läheme, siis täna kindlasti oskan ise ka õpetada inimesi, et millele tuleb tähelepanu pöörata, mis vahe nendel asjadel on ja kuidas enda eest ka tuleb seista natukene. Et kui ei seisa, siis oledki ühel hetkel fakti ees, et nii on. Ja olemegi jõudnud siis sinna, et sa hakkasid siis tööle kodukandis, et osad teemad vist olid sulle tuttavad juba nendest eelmistest koolitustest ja asjadest. Pidin veel küsima, et kes sind seal intervjueeris, et kas sellel on ka olulisust, kas kodukandi juhatus või kuidas see... Kodukandi juhatusele öelnud, nemad küllid tunnevad ja teavad, nemad ei tule, aga tegevjuhti ma ei tundnud ja tema siis intervjueeris mind. Temaga oli siis põhiline need jutuajamised ja asjad. Jaa, mul oli ju ikkagi nendest koolitustest juba väga palju tuttavaid kodukandis, et ma ei pidanud nagu hakkama tõestama, kes ma olen. Küll, mida ma võib-olla pidin kodukandis ja just sellise töötajana mingil hetkel tõestama. Arvati, et nüüd tuleb üks palgaline töötaja, kes lahendab kõik probleemid ära. 24/7 on kogu aeg saadaval. Õhtul hilja, hommikul vara, nädalavahetustel. Ja muidugi ma õhinapõhiselt ka tegingi alguses niimoodi tööd. Ja siis ma sain aru, et niimoodi ei saa kaua edasi minna. See on jälle see, mida ma täna siin ametis olles vabaühenduste konsultant Harjumaal räägin ka vabaühendustele. Et
ei saa 24/7 ükski inimene töötada, isegi kui see sulle kõik meeldib. Sa pead vahepeal pause tegema. Ja ma hakkasin mingil hetkel üles kirjutama, kui palju ma siis töötunde nagu ikkagi kodukandi jaoks pühendan ja seda ka oma tööandjale siis näitama ja juhatusele keegi ei uskunud seda. Ja kui keegi ütles, et umbes, et ma pean seda tegema, siis ma ütlesin, et mina olen palgaline töötaja, mina peaksin võib-olla töötama siin 8-5 või 9-6 ja mitte nädalavahetustel, et kui ma olen nädalavahetustel väljas, siis see tähendab seda, et ma keset nädalat võin endale ka vaba päeva võtta. Ja kõik said lõpuks aru, et jah, tõepoolest nii ongi. Ma tooksin siit omal poolt ka väikse sellise meenutuse, mitte küll otseselt sinuga, aga see õhinapõhisus võib-olla tekitas tõesti mingil perioodil sellise mulje, et või sellise sihukese arusaama, mis täna enam nii väga ei ole, aga et tõepoolest, et need, kes neid asju ajavad, peavadki seda kuidagi tegema, et kui mingit raha antakse, siis vot selle ürituse, selle ehituse, selle renoveerimise või selle mingisuguse asja jaoks ja natukene me võib-olla vist lohistame seda isegi mõningates projektides tänagi järgi, sest on ju, et kus hakatakse seda projektijuhi palka, et see nagu on nagu mingi liigne ja nii edasi. Nii et mäletan seda, et võimalikult palju EHA-baasi meenutada siin nii hea kui siis sellise sõnaga, et kuidas ta küpsetas ise pirukad ja tõi ise mingid teed kohale, et olles kodukant oli 2004, vist 2005-2004 või ta oli juba enne olnud mingisuguse 2-aastase lepinguga liidri eelteavitaja. Ja tõesti need liidri eelteavitused, siis, et neid võimalikult palju teha ja olid Soomest lektorid, kes tulid mingite omade rahadega ja siis hoitigi need nii odavad ja siis oligi, et kui keegi siis natuke rohkem tahtis, siis võib-olla see tekitaski nagu üllatust, et see töö on ka töö ja ütleme, ja ma ütleks siia juurde veel, et olles ise natukene vabatahtlikku tööd organiseerinud, ka sina oled seda teinud, siis ka vabatahtlik töö, võt need inimesed võivad teha seda vabalt, kui ta tuleb 1 kord või 2 korda või vahel ka regulaarselt, aga selle juhtimine peab olema professionaalne ja võt seal ka võib-olla tekib see moment teinekord, et ei osata hinnata seda, kui sinna peab nagu ka administratiivseteks rahadeks tuleb raha anda. No eks me ikkagi tulime ju sealt, kus ei olnud mingit finantse väga ja see oligi õhinapõhine ja see kõik ju kõnetaski meid ja inimesed olidki täis tahtmist midagi teha, muuta, koos midagi korda saata ja kõik need sünergiad, mis tekivad, on ju nii ägedad. Raha rikub vahest palju asju ära. Me näeme seda siin vabaühenduste nõustajatena ju sageli, et kui tulevad rahad mängu, inimesed lähevad riidu. Et see on ka oskus nende rahadega korralikult ringi käia ja teha ja eks me neid igasuguseid lugusid ju ka kuuleme, kuidas neid on kõrvale kanditud ja pole sihipäraselt võib-olla kasutatud ja üks on rohkem saanud kui teine ja varjatakse ja nii edasi, et võib-olla siin on see koht, kus ma saan kutsuda ikkagi neid MTÜ liikmeid ja kogukonna liikmeid. Me küll alati usaldame neid inimesi ja inimesi peabki usaldama, mitte kahtlustama igal sammul, aga võib-olla tasuks majandusaasta aruannet lugeda, mitte kohe kätt tõsta ja kiita seda, et kõik on õige. Lihtsalt juba sellepärast, nii nagu ma ütlesin Riigikogus, kui räägida noortele, kui oluline opositsioon. Et me ei tohiks karta neid inimesi, kes küsivad, kes ütlevad, et aga me siin otsustasime, miks seda otsust ei ole ellu viidud. Mitte see ei ole selles mõttes kriitika, vaid me tahame, et see asi edasi läheks ja paremini läheks. Aga me tihti ise olles, need, kes siis kuskil peavad otsustama, eks ole, kui keegi juba mulle mingi kriitilise märkuse teeb, siis ma solvun, siis ta on paha inimene, sest ta midagi ütles mulle, et võta seda pigem kui seda, et keegi tunneb sinu töö vastu huvi ja tahab, et see asi paremini edasi läheks. Et hoida võib-olla ära rohkem selliseid asju, et me pärast oleme tagajärgedega silmitsi. Ma tahan selles mõttes nagu tuua muidugi võrdluse, et ega need kuritervitused tegelikult on üksikud, aga nad on kurb kuulata, nad võimenduvad
no meedia võtab need ju kohe kinni. Kas meedia või mõni teine, väga suured asjad ja tõesti siis tekib selline, et kõik on ühesugused ja kui see projekti raha on, et kahtlemata ma isegi ütleks, et võib-olla ainult 2% on nendest sellised, aga see, mis sa ütlesid, et alati mitte ainult juhatus, vaid ka lihtsad liikmed, tõesti kohustus on ju praegust panna välja aastaaruanded, tuleb hoida silm peale, et tõesti see on ka kohustus. Nii, aga lähme sinna kodukandi juurde tagasi, me saame visioneerida neid mõtteid siin veel. Mis seal tookord, mis oli kodukandi positsioon tookord, oskad sa seda mäletada, mis seal tehti, mida ja millega sa siis tegelema hakkasid seal? Ja nimi oli ju väga huvitav, külakultuuri valdkonna juht, et tükk aega minu käest ka uuriti, et mis see peaks olema ja mis see külakultuur siis üldse on ja ma isegi uurisin, et mida see peaks olema või mida see ameti nimetus siis tähendab, et kas see külakultuur on siis, et ma pean edendama ka meie rahvakultuuri ja kõike seda, et see tõlgendus oli ikka väga lai. Aga võib-olla, ma ei hakka siin kõiki, siin väga palju asju sai tehtud ja kodukandi maine oli väga hea. No Eha ja Kadripau, kes oli ju pärast Eha, olid väga ilusa jalajälje jätnud ja selles oli hea kõndida. Ja mina ei olnud mitte tegevjuht meil, et mina olin lihtsalt ühe valdkonna arendaja ja meil tuli sinna ka noortevaldkonna inimene tööle ja meil oli kodukandil koolituskeskus ja niisugune väga põnev seltskond. Nii palju vist ka veel, et tookord teil oli ka riiklik rahastus suht normaalne. No nii ja naa, seal hakkasid... Ja sinu ajal see kadus siis, kolksti kukkus 2008 ära? Enne seda kukkus natukene ära ja siis, kui Eha siin ütles oma intervjuus, et oli riigieelarve real, siis tol hetkel, kui mina kodukanti läksin, tuli ta alati selle 3. lugemise juures, kus jagatakse neid katuse rahasi, mida nüüd enam ei jagata, eks ole. Ja siis oli see, et siis kas keegi Riigikogu liikmetest või ministeeriumist tuli see viimase hetke selline koht, kus kodukandile ilmus sinna oma rida. Aga me olime alati see, et ühel hetkel võib see ära kaduda ja me olime siis põllumajandusministeeriumi ja siis oli regionaalminister, portfellita minister, siis büroo oli olemas, eks ole, aga suurt ministeeriumi tal ei olnud. Et me rohkem olime selle regionaali poole peal, kui võib-olla põllumajanduse, aga põllumajandusministeeriumis oli ikkagi suur ministeeriumi seal taga. Nii et me olime siin pool ja seal pool ja me kogu aeg kartsime, et me kukume see 2 tooli vahele ja see oht oli ka mitu korda olemas, sest üks minister ütles, ma arvasin, et teine paneb teid sinna ja teine ütles, ma arvasin, et tema paneb teid sinna reale, eks ole, et me pidime ikka seda kogu aeg jälgima ja seda ajama. Summad ei olnud suured, aga vähemalt nii palju oli, et selline, me püüdsime kogu aeg öelda, et vähemalt tegevjuht peaks saama sellise palga, et siis ta saab edasi ajada, otsida, kust need projekti rahasid juurde tuleb. Kui tegevjuht peab ainult oma palga jaoks hea seisma ja vaatama, kuidas see tema palk kokku tuleb, siis tal ei olegi auru ka kõikide muude asjadega tegeleda. Sellist olukorda, ma ei tea, meie ajal vist ei olnudki, meil ikkagi projektidest tulid pooled rahastused juurde. Siis oli võimalik ka Euroopa Liidu projektidest, Euroopa Nõukogust, Euroopa Komisjonidest veel otse mingisuguseid projektitoetusi küsida ja nii edasi. Täna see projektimaailm teine, eks ole, me teame, mis siin muutunud on ja muutub kogu aeg, aga üha vähem on ju vabaühendustel, eriti kui ma räägin Tallinnast ja Harjumaast veel, kuhu me saame toetuse taotlusi esitada, neid ei ole väga palju, sest fonde ei ole enam väga palju, sest Eesti riik on nii tugev, et peaks ise hakkama saama. Ja kui me Eesti riigi seisukohalt vaatame, siis Tallinn ja Harjumaa on nii tugev, et peaksid ise hakkama saama. Meil on palju elanikke, meil on maksujõulised elanikud, et pigem lähevad rahad regionaalarengu koha pealt ikkagi rohkem Tallinnas kaugemale. Aga tuleme sinna 2010 ja pluss nendesse aegadesse. Mis need eesmärgid olid ja mida te tehtud saite, et millega siis tookord tegeleti? Üks väga suur roll oli, arutelud toimusid külavanema rolli ümber. Et mis roll on siis ikkagi külavanemal ja siis oli palju juttu sellest, et külavanem peaks saama ka tasustatud. Ja see tasustamise jutt käis meil koolitusele ikka, miks külavanem ei saa palka ja nii edasi. Ja tegin siis ühe sellise projekti, kus me viisimegi läbi arutelud külavanema rollist. Külavanete suvekoolid olid meil veel.
ja see lõppes ikkagi sellega, et külavanemad said ise aru, et me tegelikult palka ei taha. Et kui see, kelle käest me palga saame, siis me peame ka järgima seda, mida tema tahab. Aga meie tahame olla sõltumatud ja vabad. Küll tuli siis päevakorda see, et külavanemad peaksid saama tasustatud need kulud. Ka siis telefonikulud, autokompensatsiooni, mingid kulud, mida nad teevad siis selle küla heaks. See oli ka valdades enne juba olemaski teatud kompensatsioonid. Aga siis läks see sõnum nagu rohkem valdadesse, et hoidke oma külavanemaid ja vallad leidsid sellised toetusmehhanismid, kuidas nad siis neid külade eestvedajaid toetada saavad. Siis, kui me valisime ju aasta küla, siis need nii põnevad külad, kus käisid vaatamas, mida tehakse, siis tekkis see idee, et see Eesti rahvas võiks palju rohkem teada, mis meil külades toimub. See on kitsas ring ainult. Aasta küla valimine oli juba toimunud, EHA-baas sellest rääkis, aga mis aastast see hakkas pihta? Päris kodukandi alguses. 2003 oli äkki esimene aasta küla valimine. Ja mina siis olin, kui me valisime 2000, see oli üle aasta, 2011, 2013, 2015 aasta küla valimised. Aga sa sõidad selle väikese komisjoniga, mis on siis kokku pandud, külad näitavad, mis nad kõik ägedad teevad, vallavanemad seal kaasasime, maavanemad kaasasime, ministeeriumist esindajad ja nii edasi, aga ikkagi see oli väike inimeste ring. Siis tegi selline tunne, et tahaks kogu Eestimaale näidata, kui äge on see külaelu. Et kuskil ei ole ta surnud ja mis siis, et inimesed koonduvad juba suurtemate alevike ja linnade ümber. Ja sündis projekt Avatud külaväravad. Et tegime ettepaneku siis nendele küladele, kes on siis olnud aastaküla nominendid, oma külavaravad lahti teha, aga kuna meil ei olnud neid rahalisi ressursse väga palju, siis igast maakonnast sai siis 2 küla ennast avada. Ja ma ütleks, et see on üks ägedamaid projekte olnud, sest siis ei olnud veel kõiki neid avatud päevi, mis täna on, muuseumide ööd ja kultuurimad ja kes meil siin kõik täna avame ennast, eks ole. Küll oli olnud juba pikka aega unustatud mõisad. Kui te teate, siis mõisakoolid, kus siis on kool suve nädalavahetustel või suvepäevadel paar korda suve jooksul olid nad siis avatud, et kõik said minna seda mõisa kui hoonet vaatama, mitte kui kooli, vaid just seda mõisa ajalooga tutvuma. Sest nendel 90-ndatel ja ütleme siin ka 80-ndate lõpus oli ju väga-väga suur liikumine muinsuskaitseseltsidel. Peaaegu iga üks meist kuulus kuhugi muinsuskaitseseltsi, ma ausalt ütlesin mäleta, mis sellest saanud on. Nii et me olime väga-väga selle, oma just vaadata oma päris minevikku, mida me ju taga otsisime ja sealt tulid ka suhtumised kõikidesse nendesse mõisatesse ja väärtustesse ja tehti seal palju asju, nii et kahtlemata on niimoodi. Ja nii, et need külad said siis ikka suure kõlapinna ja see kõik, mis siis Eestimaal toimus ja kuidas inimesed seal vaatamas käisid sõltumata ilmale, me tegime 2 nädalavahetust seda osa külasid, 1 nädalavahetuse teisel, üks sai päikselise nädalavahetuse, teine sai vihmase ja siis vaatame see vihmasele seal toimus fantastilisi lugusi. Võib-olla üks selline markantne näide oli Saaremaal, Käesla küla oli see, kus ühel külaplatsil poolel, kus tegevus just lõppes ja mindi teise külaplatsi poole peale, siis tuli paduvihm ja see paduvihm sadas täpselt sellel poole, kus tegevus lõppes ja teine pool ei saanud vihma. Siis ma kogu aeg ütlesin, et ikka need taevased inglid on meiega, sest nad hoidsid tõesti seda, et kui on palju häid inimesi koos, siis sünnib väga palju toredaid asju. Nii et seda külavanemate ja külaseltside arutelu võiks Eesti ühiskonnas uuesti tekitada, sest ajad on muutunud, külavanema rollid on muutunud, inimesed on muutunud, kogu see kogukondade liikumine on muutunud. Et mis roll ta siis võiks täna täita või täidab seda hoopis külaselts, kui palju ta siis vald aktsepteerib, kui palju vald toetab seda ja nii edasi, et see külavanem statuudid on ju olemas. Külavanemate ametimärgid tulid, me tegime külavanemate ametimärkide näituse ja leidsime üles ajaloomuuseumist Eesti Vabariiksi aegse esimese külavanemate ametimärgi, mida me teadsime, et on olemas, aga me ei olnud seda kuskilt üheski talust ega kellegi käest leidnud ja siis selgus, et tegelikult see märk tehti ametlikult valmis, aga teda ei jõutud paljundada, nii et teda ei jagatudki külavanematele. Et
Omalt poolt võib-olla siia siis selle kodukandi teema lõpetuseks ja üleminekuks sinu järgmisele võib öelda, et kodukandi maine oli väga hea, tegevust oli väga palju, ikkagi seda, kuidas öelda, neid projekte ja raha oli siis piisavalt, et olla kogu aeg nähtaval. Suured kodukandi nendel maapäevadel olid ju kõik ministeeriumid ikkagi ja ministrid kõik reas ja seda juttu, et maaelu on ju põllumajandus ja et mis eraldi külaelu, et seda ikkagi tasapisi kogu aeg vähenes ja tegite tugevat tööd. Aga aeg on halastamatu, lähme selle juurde, mida sa täna teed, mis on seotud ju ka külaühiskonnaga, külaseltsidega, küla MTÜ-dega. Sa töötad küll Harjumaal, aga ma usun, et sul on pilku või terve ka oma kolleegidele, kes teistes maakondades töötavad. Millega täna siis tegelevad, ütleme siis maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid ja kuidas sa seda nagu nii-öelda suuremat ja kitsamat pilti nagu vahendaksid? Jaa, võib-olla siis, kui ma tööle läksin, oli üsna palju rõhku just sellele nõustamise poole, et kuidas siis nõustada, et kui kodukandis oli see, et ma tegelesin inimestega, kes olid õhinapõhised, väga positiivsed, kes tahtsid kõike teha, siis see muudatus, kui ma läksin tööle Harju ettevõtlusarenduskeskusesse. Mis aastal see oli? See oli 2015. Siis minu juurde jõudsid ikkagi kliendid siis, kui suusad oli risti läinud, kui tekib siis probleemid. Ehk siis, kui kõik on hästi, sul ei ole ju nõustamist vaja. Nõustamist oli ikkagi siis vaja, kui hakkas midagi Mina mõtlesin, et inimesed tulid, et tal on hea idee, et aita mul seda MTÜ-d luua, aga sinu juurde tuldi siis ka nende küsimustega. Ja üsna palju kliente ikkagi just nende probleemsete kohtadega. Muidugi, need, kes tahtsid midagi, et kuidas MTÜ-d luua, leidsid ka tee meie juurde ja isegi see, kas ma teen MTÜ või OÜ, ka sellised küsimused. Ja suur osa meie tööst on ikkagi ka projektide nõustamine, mis on jälle helgem pool, eks ole, et inimesed, kui juba projekte kirjutavad, siis järelikult koos midagi tehakse ja toimetatakse, et see on tänaseni jäänud üsna suureks osaks kogu meie nõustamise tööst. Aga nii palju on nüüd mul läheb 11. aasta juba, HEAK on siis Harju ettevõtlusarenduskeskuse lühend, HEAK-is tööd olles, et suund on ikkagi rohkem nüüd kogukondade peale, et tegeleda ka kogukondadega, mitte ainult organiseerunud ühendustega ja viimaste aastate märksõna on ikkagi need kogukonna enda ressursid. Kogukondade sees on nii palju ressursse, millest tegelikult polegi teadlikud. Ja nüüd me hakkame jõudma sinna juurpõhjuste juurde, et miks me siis ei tea, mis ressursid kogukonnas. Ja nüüd me jõuame selle minu alguse juurde, kus ma tulin külaühiskonnas, kus kõik tundsid kõiki, teadsid, mida keegi oskab. Täna me viime kogukonnad kokku, toome nad kokku ühise laua taha, et nad saaksid omavahel üldse tuttavaks, et nad teaksid, kes nende kogukonnas on. Ja see on oluline meile just kriisiolukordades olemiseks. Et kui meil tekivad kriisiolukorrad, siis me teame, kes oskab seda tööd, kes oskab toda tööd, mis meil üldse külas olemas on, kellel meil on mingisugused mootorsaed, kellel on meil järelkärud, mida on ju ka vaja, ja kriis ei ole ju ainult sõda. Kriis on ikkagi, Eestimaal me oleme siin palju kriise näinud. Tulevad need tuulemurrud, mahalangenud puud kuskil, lumetormid, üleujutused, kõik, mis looduskatastroofid endaga kaasa toovad. Ja siis meil on küll naabrit ju vaja. Ja see, et naaber ei tunne naabrit, ma võin küll elada seal oma tsitadellis, aga hädaolukorras, kui minul ikkagi elektrit ei ole ja vesi on otsas, ma pean teadma, kust ma selle vee ikkagi saan, et elus olla. Et allikad ka võib-olla pole lähedal ja võib-olla see lähim veekogu asub ei tea kui kaugel. Külades meil on ka palju vanu inimesi, kuidas neid aidata. Ei ole ju raske küsida eaka inimese käest, kes võib-olla üksi seal maal elab ja lapsed käivad võib-olla kord kuus ja toovad talle selle toidu, et ma lähen täna poodi, kas sul on ka midagi vaja. Me saame aidata oma kogukonna inimesi ja kui me räägime vaimsest tervisest, siis see vaimse tervise üks vitamiinidest on kindlasti see tegus kogukond. Et ma tunnen, et sellest kogukonnast on abi ja me täna
räägime üsna palju piirkondlikest ja paikkondlikest kogukondadest, aga kogukondade mõistet, terminit on ju nii palju. Ma nimetasin kooli enne kui ankurkogukond, eks ole, mille ümber koondub, kui sul on üks objekt seal olemas. Aga meil on ju olemas internetipõhiseid kogukondi, meil on olemas huvipõhiseid kogukondi, väga palju kogukonnaliike. Minu meelest on oluline see, et inimene suhestuks vähemalt mingi kogukonnaga, et tal on see suhete võrgustik olemas. Ega tantsurühmad, laulukoorid on ju samamoodi oma see kogukond. Jaa, sest kogukonna mõiste on ju läinud ära ja kuna väga palju meie elust on läinud siia peo peale sellesse nutimaailma, siis teinekord leiad oma kogukonna seal, aga sul on vaja ka seda elavat inimest ja teinekord ongi keerulisem temaga saada siis kontakti. Missugusi, ütleme siis tegevusi ja koolitusi ja võib-olla ka sellist, lausa küsin otse poliitikat vajaks tänapäeva Eesti siis maapiirkond, et neid kogukondi kokku tuua ja milliseid, sa ütlesid küll sisemisi ressursse, aga kuskilt mingisuguseid ressursse ka, sest ootused on ju tegelikult nendele kogukondadele päris suured mõnes mõttes. Me Raasiku vallas täna teeme Harjumaal siis Raasiku vallas, nimetasime see kogukonna kompassiks, et me teeme ühe pilootprojekti ja kaardistame täna kogu Raasiku valla kõik just paikkondlikud kogukonnad ehk piirkondlikud külad ja alevikud. Et missuguses seisukorras nad täna on, kuidas omavalitsus saab neid aidata, kuidas nemad saavad omavalitsust aidata ja missugused ressursid on omavalitsusel ja missugused ressursid on kogukonnal olemas. Et tuua rohkem pilti just seda kogukondlikku panust ka ja seda, et vald lihtsalt ei tee ühe mõõdupuuga kõigile, vaid me vaatame, missuguses arengufaasis on siis mingisugune kogukond. Et seal, kus on selline uinuv kogukond, selline valge laik, kus üldse midagi ei toimu, aktiivseid eestvedajaid ei ole, vald saab seal hoopis teisi meetodeid kasutada, kui sinna, kus sa lähed, kus on ärksad inimesed, kus juba kõik toimib, külavanemad, külaseltsid, väga palju erinevaid MTÜ-sid tehakse toimetades. Ega nad ei tahagi seda, et meid nüüd kutsutakse. See on alevikes ka ju üsna palju, et meil need alevikes väga palju külavanemaid või alevike vanemaid ei olegi, sest alevikes on nii palju muid kohti, on neid ankur kohti ka, kuhu minna, neid ankurasutusi, kes ju korraldavad ja teevad midagi. Raamatukogu kultuurimaja. Just, mida seal igas külas ei ole. Et meil pigem ei ole probleem nende väiksemate kogukondadega. Ma arvan, et meil täna on pigem probleem just nende suurte kogukondadega, mis siia suurte linnade ümbrusesse lähedusse Harjumaa on ju neid täis siin, võtame siin Viimsid, Arkud, Sakud, Saued, eks ole, need vallad üle 1000 elanikuga kogukonnad juba, et kuidas seal üldse toimetama hakata. Hoopis teine kui ütleme mingi Valgamaa, Võrumaa just. Küla ja just ütleme need linnalähedased ja kuskil seal on, et ja kui seal ja tegelikult inimesed ju organiseeruvad ka seal üsna kergesti, sest kes on... Siis, kui on probleem. Et siis, kui nagu on hästi, inimesed ei kipu nagu väga sotsiaalsed olema, aga eks me seal just nende kaugemates piirkondades ju räägime ka sellest, miks sul on oluline. Me täna oleme ikkagi, olgem ausad, ju Vene piiri ääres ja see kogukondlik tegevus, et me tunneme oma kogukonda, teame. Ega ma ei pea ju seda naabrit siis teadma, mis haridusega ta on ja mida ta on lõpetanud ja mis ta on elus teinud. Ma pean teadma seda, et ta mul üks tore naaber ja hädaolukorras saan ma võib-olla toetuda talle mingisuguses olukorras ja tema saab mulle toetuda mingisuguses olukorras. Me ei pea seal ühiseid jaanipäevi ju alati pidama. Me võime neid teha ja need inimesed, kes tahavad tulla ja saavad olla, aga me ei pea nagu kõiki sundima sinna jaanipäevale tulema, et kui mul oma aias võib-olla tulevad sugulased külla ja pean, et siis ma ei vibuta näppu, miks sina meie küla jaanipäevale ei käi, et see ei ole päris niimoodi. Kuidas nende nende külakogukondadel on alati vahel üks inimene, aga vahel ütleme 2-3, et kuidas nad vastu peavad ja just see, ütleme ka see vahetus, et kuidas see vahetuse protsessi sa näed?
no vot, siin ongi see ressursipõhine kogukond, et kui me kaardistame ikka need ressursid ja kui me räägime just nendest väga tegusatest küladest ja üldse kogukondadest, siis seal ei ole üks liideri eestvedaja. Meil MTÜ-d on ju ka läinud selle, me ei ole enam MTÜ juhatuse esimees, meil on MTÜ juhatuse liikmed on nagu võrdsel tasemel. Et kui mina tahan algatada näiteks, ma ei tea, teeme ära talgu, siis ma võtan selle vedada. Kui mina tahan algatada, ma ei tea, külapäeva korraldamise, siis mina teen selle. Kui mina tahan algatada mingisuguse õpiringi, siis ma teen seda. Iga üks võtab selle vastutuse midagi teha vastavalt oma võimetele, oskustele ja tahtele. See tahe on nagu kõige suurem, et ma tahan midagi teha. Et kedagi sunnita tegema. Ja kui me ei leia neid inimesi, kes tahaksid midagi teha, siis ei ole mõtet sundida. Me näeme neid läbipõlenud inimesi, oleme ju aastaid näinud, kes on võtnud vedada. Kodukandis me tegime ühe raamatu Külavedurid ja seal väga igast maakonnast oli 2 inimest, kellest me kirjutasime. Aga üks läbivjoon nendes kõigis oli, nad olid juba väsinud. Nad olid väga pikka aega, nad olid väga tegusad inimesed, aga nad olid juba väsinud sellest eestvedamisest. Ja kui siis Liis Känksepp, kes selle raamatu kirjutas, küsiski, et aga miks te siis teete seda? Ja siis vastus oli see, et aga kogukond usaldab mind. Nad ütlevad, et sina oled nii tubli, sina tee. Aga mis on su oma sisemine motivatsioon? Miks sa seda teed? Eks siia ole ju tulnud ka seda, et valime me ju oma vallavolikogu, riigikogu, presidente ja neid selliseid valitavaid ameteid ka anname neile 4 aastat ja teinekord veel 4 aastat ja on tore president, aga aitab talle 2 perioodist, et selline vahetus tuleks ka kindlasti. No see noorte teema tuleb kohe siia, et kuidas ikkagi põlvkondadega koos teha ja see on täna jälle see koht, kus tuleb võtta ja teha noortega koos ja teha selliseid põnevaid asju, mis noortele lähevad. Noored ise muuseas käivad tohutult ägedaid ideid välja, mida teha. Tuleb lihtsalt kuulata rohkem noori ja mitte öelda, et meil on kogu aeg nii tehtud. Et ma olen ise ka põrkunud väga palju selle, kogu aeg on nii olnud, et see ühe muutuse ellukutsumine ka väikses kogukonnas on väga keeruline. Ja nagu see on võib-olla see, mida me õpetame dialoogi pidamist, argumenteerimise oskust, mitte kohe maha laita, vaid õpetame argumenteerima. Miks seda teha? Ja siis ka neid ametite delegeerimist, et nagu sa ütlesid, et natukene on juba edasi läinud, et osatakse seda nii-öelda juhatuse peale laiendada ja ülesandeid laiendada ja et see on tegelikult nagu vajalik. Paar minutit on meil veel jäänud, et mitte liiga pikaks minna. Tahtsin küsida siia lõppu veel, et oled olnud ka seenioride, ütleme, on tekkinud selliseid, kas siis, kuidas öelda, eakate kogud või need asjad. Enam ei öelda eakad, vanemaealiste nõukogud. Et see on üks minu selline ka südamelähedane teema. Katsuks muidugi olla lühem sellel teemal, aga et me ütleme vanemaealine veel maapiirkonnas, et siis kohe mõeldakse, et et see on keegi, kes ilmtingimata vajab abi, aga meil on ju ka väga palju reipaid vanemaealisi, kes võib-olla on endas põhiametit, ma ei tea, arst, eks ole, et sa ei ole lõpmatuseni kirurg ja sa ei saa öelda, et ta on keeleoskamatu ja kompuutri arvutis ei ole tal oskusi. Et ka nende ärakasutamine, sest see, et kuskil on eakad, kes vajavad abi, seda me teame ja see süsteem nagu töötab, aga sellele peaks ka nagu tähelepanu juhtima, et kas need vanemaealiste kogud selle peale ka mõtlevad, et need on ka sellised arenevad organisatsioonid. Mõtlevad, see on jälle päris pikk omaette teema, selle eelmise teema lõpetusega ma ütlen veel kiiresti, et tuleks vaadata lehti MTÜ abi, kust leiab väga palju nõuandeid veebis ja on olemas kogukonna veeb, kus leiab kogukondade kohta väga palju infomaterjali ja mida EHPAAS toimetab täna. Aga nende vanemaealiste nõukogude juurde tulles, ma käin ka ajaga kaasas, oled noor, siis tegeled noorsootööga, siis vahepeal on keskealine, võtad need kogukonnad ja tegeled külaliikumisega ja nüüd ma olen siis jõudnud sinna vanemaealiste gruppi ja näen neid vajadusi, mida need inimesed vajavad. Ja
Agu Laius, kes on siis täna Kuldse Liiga projekte juhtimas, tegi selle ettepaneku ja kaasas mind just, et Harjumaal neid vanemaealiste nõukogusid siis ellu kutsuda ja seda liini ajada. Ja meie mõte on ikkagi selles, et võimalikult varakult peaks inimene hakkama, siin tulevad jälle need sotsiaalsed suhted ikkagi mängu, et juba 50-selt võiksid sa mõtlema hakata, et sul ei kao ära see seltskond, et kui sa tööelu lõpetad, et siis sul on äkki kõik teed kinni, et sul ei ole seda töökeskkonda, neid sõpru seal, et sul ikkagi peavad muud sõbrad ja selleks on jälle, kui me tuleme noorte teema juurde, see huvihariduse pool, mis ma enne ütlesin, see huvihariduse kaudu, sa leiad ju oma sõpruskonnad ja asjad, kes sulle eluks ajaks jäävad. Et kui need töökaaslasi enam ei ole, siis sa jää üksi sinna konutama, et meil võib-olla vahepeal tekkiski just sellel põlvkonnal, kellel oli üks töökoht, et ta alustas sellel ja läks pensionilisel töökohalt ja äkki oli kõik, polnudki enam teda vaja kellelegi ja polnud ka enam sõpru, sest need jäid ju kõik töö juurde sinna. Et loome seda sotsiaalsete suhete võrgustikku ja meil on ikkagi täna läheb pensionile 65-aastane, nüüd vist juba tõusis see, inimene, kellel on oskused, kogemused, kes ei ole on enda tervise eest hoolitsenud, ei ole nii haige, et ta vajaks neid sotsiaaltoetusi, kes saaks tagasi anda oma kogemustega, kes saaks noortele anda, mina olen ka see ajalooline mälu oma asutuseks, eks ole, ma olen ka siin MTÜ konsultantides see ajalooline mälu täna olemas, et sul on mingi ajalooline mälu ja siis tulevad need noored, kes sind inspireerivad teistpidi, kellel on kõik need nutioskused olemas, kelle käest sa õpid nii palju asju, meil on nii targad noored, nagu nii andekad noored, lihtsalt vaatad suu ammuli neid, aga see vanem ja noorem põlvkond koos, et ei tohiks karta, lapselaps ja vanavanemad saavad ju ideaalselt hakkama. Miks me siis kardame neid kuskil mujal kokku panna? Sest vanematel ei ole aega nende lastega tegeleda, aga vanavanematel on aega, kogemust ja oskust. Kui ma vaatan oma põlvkonna mehi, kes pidid ju kogu aeg siis tööl käima ja meil ei olnud siis see, et isa jäi lapsega koju, eks ole, et ema oli ikka see, kes oli kodus ja tegeles lapsega. Ja meestel oligi vähem aega lastega, nad ei osanudki nende väikeste lastega võib-olla tegeleda nii palju. Sest täna ma naudin lihtsalt neid pilte, kuidas need noored papad tulevad ja kuidas nad tegelevad lastega. Aga need minu põlvkonna mehed on oma lastega täiesti teistsugused. Nad teevad kõike seda, mida nad oma lastega ei teinud. Ja seda on lihtsalt nii äge vaadata. Selle temaatika juurde tuleme me ka Kuldse Liigaga meie maaelu juttudes tagasi, et nüüd ongi aeg on lennanud sinuga siin mõnusasti vesteldes, kuna me nii kaua tunneme, siis loomulikult oleks ju veel millest rääkida, et midagi siia lõpetuseks nagu mõtteid kogukonnast ja Eestimaast ja Eestimaa maaelu arengust tänase toreda vestluse. No mina ikka olen eluaeg seda rõhutan, nii nagu ma enne ütlesin, seadused on inimeste tehtud, me saame neid seadusega muuta. Nii tugev, kui on meie kodanikuühiskond, nii tugev on ka meie riik. Ärme seda unustame iseseisvas riigis. See vabadus on meil kätte võidetud ja seda, et me saaksime hoida läbi nende kogukondade. Ja ikkagi see, kus viga need laita seal tule ja aita, ära ainult virise, pane ise käed külge, tee ettepanekuid, arutlelu, ära solvu iga väikse asja peale, vaid mõtle, kuidas seda asja saab paremaks teha ja tee ettepanekuid. Kritiseerida on kerge, aga tule ja tee mõni asjalik ettepanek. Aitäh, Külli! Sellega me täna lõpetame järgmised maaelu jutud juba järgmine kord. Aitäh kuulamast!